Ida-Virumaa fotopäevad toimusid 20. ja 21. augustil 2010. Toimus maastikuautosafari Aheraine mägede otsa. Tegemist siis ornaatorgrupiga, pakume teile erinevat seiklust, sellist turismi, karjäärimatkad, metsas võimalik jalgsi matkata, orienteeruda. Väike veidi ikka! Väga hea! Ei ole võimalik! Lahe! Peale seda tehti ekskursioon Kohtla-Nõmme kaevanduspargi maa-alustesse kaevanduskäikudesse. Need on sellised rongid siis, millega kaevurid töökohta tagasi sõidutati. Kutsutakse neid ekspressideks. Need on need kontaktelektrivedurid. Võtab siin on üleval on kontaktjuhe. No nagu trammijuhe, sama põhimõte. Meil kaamera ees siis. Hilisõhtul rääkis Eesti Televisiooni operaator Jaak Eelmets video tegemisest ja näitas 30 aasta vanuseid enda tehtud filme. Järgmisel hommikul esitles tuntud mägede pildistaja Jaan Künnap oma fotosid. Et elu oleks sellel pildil sees, aga näiteks see seeria veepinnale ei andnud näike oligi madalal, aga aknas oli meeldus tugev. Mis kätte saada Ruhru saarel. Oma fotosid esitles ka profifotograaf Lembit Michelson ja kunstnik Hans Lõo rääkis teemal inimsilm ja kompositsioon. Seejärel toimus ekskursioon Ida-Virumaa pankrannikule ja jugadele. Pildistati merd, maastikku ja ka aktifotosid. Milline fotosessioon oli kõige keerulisem? Ma arvan, et see oli seal jugade all, kuna see vesi oli tegelikult üllatavalt külm sel hetkel, kui sinna läksid esimene kord. Ja siis hetkeks tõmbas niimoodi ja mitte midagi ei oskunud teha. Aga mulle meeldis samas jälle, et oli huvitav, et kuidas vesi mängib keha all ja kuidas ta keha mängib, et tahaks hullult näha tulemusi. Ekskursiooni lõpus tehti Sillamäe kesklinnas ühine grupipilt. Ürituse lõpetuseks õhtupimeduse saabudes viis profifotograaf Lembit Michelson läbi valgusmaalingu töötoa, kus kõik osalejad said seda oma käega proovida.